Iraan on pärast operatsiooni Eepiline raev hakanud ründama teisi Pärsia lahe riike. Nüüd on üks neist riikidest tüdinenud Iraani katsetest endale pähe istuda. Saudi Araabia edastas hoiatuse. Hoidke nüüd meie õhuruumist eemale või muidu. USA on šokeeritud, sest Pärsia lahe riigid valmistuvad täiemahuliseks sõjaks, mida nad ei alustanud, kuid on otsustanud lõpetada. Saudi Araabia välisminister prints Faisal bin Fahan andis 19. märtsil karm hoiatuse. Me ei kõhkle oma riiki ja majandusressursse kaitsmast. Ta ütles, et pärast järjekordset Iraani rünnakut Saudi Araabiale on tema riigi kannatus Iraani suhtes peaaegu otsas. Prints lisas, et Saudi Araabia jätab endale õiguse võtta vajadusel sõjalisi meetmeid. Tõlkes, jätke meid rahule või me vastame jõuga. See laastav hoiatus järgneb Iraani ballistilisele raketirünnakule Saudi Araabia vastu, vastuseks USA ja Iisraeli ühisrünnakutele Iraani režiimi pihta. 18. märtsil ründas Iisrael Iraanile kuuluvat osa South Parsi gaasiväljast, mis on üks suurimaid avamere maagaasivälju. Üks Iraani vastustest oli õine ballistiliste rakettide saatmine Ar-Riyadi. Saudi Araabia väidab, et püüdis need kõik kinni. See rünnak näib olevat samuti tahtlikult ajastatud, kokku langema mitmete Pärsia lahe riikide ja teiste piirkondlike suurriikide kõrgete diplomaatide ja välisministrite kohtumisega Ar-Riyadis. Türgi ja Egiptuse delegaadid viibisid Saudi Araabia pealinnas, kui Iraani raketid alla tulistati. Prints bin Faisali sõnul näitab see, kui vähe Iraan hoolib diplomaatilisest suhtlusest. Prints bin Faisali hoiatus saabus järgmisel hommikul, kuid Iraan ei lõpeta oma rünnakuid. 22. märtsil teatas Araabia kanal, et Iraani raketid ja droonid olid taas õhus, sihtmärgiks endiselt Saudi Araabia. 3 ballistilist raketti saadeti sel päeval Saudi Araabia suunas. Neist 1 tõrjuti ja 2 langesid asustamata aladele. Saudi Araabia tõrjus rünnakus 23 Iraanist saadetud drooni kuningriigi idaprovintsi suunas. Pühapäevane rünnak järgnes laupäevale, kui Saudi Araabia õhutõrje pidi samuti tegutsema. 21. märtsil tulistasid need õhutõrjesüsteemid alla 62 taas Saudi Araabia idaprovintsi suunatud drooni. Siin näeme, et Iraani raketi ja droonirünnakud Saudi Araabia vastu jätkuvad ilma aeglustumiseta. 22. Märtsiks on Iraan rünnanud Saudi Araabiat ligi 600 Shahidi drooni, 45 ballistilise ja 7 tiibraketiga. Saudi Araabia on seni vastanud diplomaatiliselt. Ta saatis Iraani sõjaväelased riigist välja ja kuulutas mitmed Iraani saatkonna võtmetöötajad Saudi Araabias persona non grataks, andes neile 24 tundi lahkumiseks. Iraan pole peatunud, vaid suurendas hoopis raketi- ja droonirünnakuid pärast prints bin Faisali hoiatust. Saudi Araabia valmistub nüüd sõtta astuma, kuigi ei soovinud seda. Meil pole enam valikut, kuigi riik on endiselt ettevaatlik oma vastuse ja selle ajastuse osas. Saudi Araabia hoiab Iraani teadmatuses, nagu ütleb prints bin Faisal. See on sõjalise strateegia põhitõde. Kas neil oli päev, 2 või nädal, küsis prints retooriliselt ja lisas. Ma ei kavatse seda ette teatada. See ütleb meile, et vasturünnak on tulemas, me lihtsalt ei tea millal. Ja mis veelgi olulisem, ka Iraan ei tea seda. Kui prints bin Faisal kinnitab, et tema riik ei karda Iraani õhurünnakuid, võib Iraan mõelda, kas raketi- ja droonirünnakute eskaleerimine oli õige samm. Iraan on juba pikka aega hellitanud oma Pärsia lahe piirkonna kiusaja mainet. Varsti selgitame, miks see maine oleks rusudes, kui Saudi Araabia Iraani vastases sõjas kaasa lööks. On märke, et Saudi Araabia on tõsiselt valmis Iraanile kaudselt vastulööke andma. Riik lubab lõpuks USA-l kasutada üht tähtsat sõjaväebaasi Iraaniga seotud operatsioonideks. Päev pärast prints bin Faisali hoiatust teatas Iran International, et Saudi Araabia lubas USA väed Taifi kuningas Fahdi õhuväebaasi Iraani vastase operatsiooni Eepiline raev jaoks. USA soovis seda baasi kasutada, kuna see asub Saudi Araabias piisavalt sügaval, pakkudes kaitset Iraani rakettide ja droonide eest. Mitte 100% turvaline, kuid kaugus annab aega ja aeg on see, mida baasi õhutõrje vajab, et tagada vasturünnakute edukus lähenevate rakettide vastu. Siiski annab see baas USA-le ka territooriumi, mis asub piisavalt lähedal Hormuzi väinale, võimaldades sealt rünnakuid Iraani vastu selles piirkonnas. See on oluline, sest Iraan on kasutanud selle veetee blokeerimist operatsiooni käigus survevahendina. See on Saudi Araabia ja USA koostöö uuel tasemel. Iraan ei näinud seda kunagi ette ja see ongi valearvestus.
Nagu klassikaline kooli õuekiusaja, on Iraan püüdnud oma ähvardusi võimendada, enne kui õuele astub suurem ja tugevam poiss. Poiss on Saudi Araabias ja režiim kardab. Nüüd on Saudi Araabia ideaalses positsioonis soovi korral operatsioonis eepiline raev otseselt kaasa lüüa. Iraani eelis Saudi Araabia ees on paberil selge. See põhineb Global Firepoweril, GFP, mis järjestab riike kümnete sõjaliste tegurite järgi. GFP peab Iraani sõjaväge maailma 16 tugevamaks ja Saudi Araabiat 25 tugevamaks. Iraanil on 610 000 tegevteenistujat, 350 000 reservväelast ja 220 000 paramilitaarset jõudu Saudi Araabial, 247 000 tegevteenistujat ja 150 000 paramilitaarset jõudu. Reservväelasi pole. Maismaal on Iraanil rohkem tanke, üle 3 korra rohkem soomukeid ja tuhandeid suurtükiväeüksusi rohkem. Iraani laevastik on merel 3 korda suurem kui Saudi Araabial ja seal on 25 allveelaeva. Saudi Araabial pole ühtegi. Saudi Araabia kulutab igal aastal sõjaväele üle 6 korra rohkem kui Iraan. Kuidas see võimalik on? Märkate, et me ei käsitlenud õhuväge, mille põhjust selgitame peagi. GFP võrdlus on hea, kuid ei arvesta, et Iraani sõjaväge on juba mõjutanud operatsioonid eepiline raev ja mürisev lõvi. Iraani sõjavägi on mõeldud maismaasõjaks, välja arvatud raketid ja droonid, ning neil oleks väga raske kasutada Saudi Araabia vastu üle Pärsia lahe oma ülekaalukat elavjõudu ja maismaatehnikat. USA suunatud rünnakud Iraani mereväe vastu on selle ületamise väga raskeks teinud. USA keskväejuhatus teatas, et USA ja Iisraeli rünnakud on hävitanud 100 Iraani sõjalaeva, jättes enamik Iraani maismaajõude oma territooriumile lõksu. Iraani režiimil läheb olukord halvemaks. 13. märtsiks väitis USA sõjaminister Pete Hegseth, et USA ja Iisrael olid oma ühise Iraani vastase operatsiooni esimese 2 nädala jooksul tabanud üle 15 000 sihtmärgi. Möödunud on peaaegu 2 nädalat, seega on see number kindlasti kasvanud. Iraani raketiväljalasке maht on langenud 90% ja droonide 95% võrreldes sõja algusega, mis näitab paljude stardipaikade rivist väljalangemist. Wall Street Journal märgib 8. märtsil, et Iisraeli väitel on hävitatud 85% Iraani õhutõrjevõrgustikust ja 70% selle ballistiliste rakettide laskevõimest. Iraani sõjavägi on kriisis ja Saudi Araabial on nipp, mis nullib kogu Iraani väidetava eelise. Enne triki selgitamist tuletan meelde, et vaatate The Military Show'd. See on just selline ülevaade, mida tahad. Veenduge, et olete kanalile tellitud. Nüüd, hetk tagasi ütlesime teile, et Saudi Araabia kulutab oma sõjaväele umbes 6 korda rohkem kui Iraan. Vihjasime, et Saudi õhuvägi on põhjus. Numbrid näitavad osa loost GFP järgi. Saudi Araabial on 917 lennuvahendit ja Iraanil 551. Saudi Araabial on ligi 100 hävitajat rohkem, 4 korda rohkem ründelennukeid, umbes 2 korda rohkem koptereid ning 22 õhutankimislennukit Iraani 6 vastu. Siin tuleks mängu Saudi Araabia jõud, kui ta otsustaks Iraaniga sõtta minna. Tegelikult on asi veelgi keerulisem. Kuigi Iraani õhuvägi paistab numbrite järgi tugev, on nende lennukid tegelikult väga vanad. Riik kasutab endiselt vananenud F4 ja F5 lennukeid, mis olid kunagi muljetavaldavad. Saudi Araabial on kaasaegne lennukipark. F-15 Eagle ja Strike Eagle, Eurofighter Typhoonid ning E-3 Sentry varajase hoiatuse ja juhtimislennukid. Kuningriigil on 232 erinevat F-15 hävitajat, nagu näitab sõjaline statistika. Sellest piisab, et Iraani õhujõud häbisse jätta. Mõtle sellele, kuidas USA ja Iisrael on Iraani rünnanud. See on olnud õhurünnak õhurünnaku järel, kusjuures mõnes neist on kasutatud just neid lääne hävitajaid, mida Saudi Araabial on pakkuda. Kui Saudi Araabia ähvardused täide viib, tal poleks vaja alustada kurnavat maismaasõda Iraaniga, kus Iraanil on eelis. Saudi Araabia võiks ühendada oma parema õhuväeoperatsiooni eepiline raev, et võimendada USA juba lauale toodud Iraani purustavat õhujõudu. Iraani purustatud õhutõrjevõrgu tõttu saaksid Saudi Araabia hävitajad ja ründelennukid tegutseda peaaegu kogu riigis. Iraani kiusajal on juba hambad välja löödud ja Saudi Araabia võiks olla ideaalses positsioonis, et selle lõualuu purustada. Veel üks asi. Iraan võib küll olla võimeline Saudi Araabia pihta rakette tulistama, kuid see ei tähenda, et Saudi araablased oleksid selles osas abitud.
Nagu Rahvusvaheline Strateegiliste Uuringute Instituut ehk IISS märgib, alustas Saudi Araabia 1980. aastatel kaugmaa maa-rakettide programmi arendamist vastusena sellele, kuidas raketid olid võtmetähtsusega Iraani ja Iraagi vahelises sõjas. Saudi Araabia strateegilistel raketivägedel on vähemalt 4 maa-alust raketibaasi. Kuningriik on samuti ostnud rakette Hiinast vähemalt alates 1980. lõpust ning relvastuskontrolli assotsiatsiooni andmetel on neil mitut tüüpi rakette, mis suudavad lennata piisavalt kaugele, et tabada ükskõik millist sihtmärki Iraanis. Nende hulka kuuluvad TF-3, mille lennuulatus on 2600 kilomeetrit ehk 1615 miili ja TF-21 East Wind, mis suudab lennata üle 2100 kilomeetrit ehk umbes 1300 miili. Varem ütlesime, et Iraan tegi Saudi Araabia vastu suunatud rünnakutega valearvestuse. Tegelikult oli olukord palju hullem. See, mida Iraan on teinud, on nagu karu torkimine pulgaga, mis on meega üle valatud ja see pulk surutakse talle kohe vastu vahtimist tagasi. Ja kui see kõik polnud juba piisavalt halb Pärsia lahe ise hakanud kiusajale, siis Saudi Araabia pole ainus lahe riik, kes valmistub Iraani rünnakutele oma territooriumi vastu vastulööki andma. Veel mitu riiki teevad sama. Võib-olla näeme laheliidu kujunemist, mis koos USA ja Iisraeliga suudab Iraani režiimi hävitada. Wall Street Journal teatas 23. märtsil, et mitmed laheriigid liiguvad samuti Iraani vastu, sest nad seisavad silmitsi samalaadsete rünnakutega nagu need, mis ajendasid Saudi Araabiat hoiatust tegema. Araabia Ühendemiraadid, AÜE, on üks laheriikidest, kus olukord on olnud isegi hullem kui Saudi Araabias. Vion News teatas, et 23. märtsiks oli riigi õhutõrje alla tulistanud 1789 drooni ja 352 ballistilist raketti, neist 7 raketti ja 16 drooni sel päeval. Iraan ründab pidevalt AÜE-d ja AÜE hakkab vastust välja töötama. See vastus pole veel sõjaline. AÜE-l on võimalus Iraani majandus halvata, kui režiim rünnakutega ei lõpeta. AÜE on pikalt olnud Iraani majanduspartner, võimaldades Iraanil sealt välisvaluutat hankida. CNBC teatel hoitakse AÜE-s miljardeid dollareid Iraani raha ja AÜE-l tuleb vaid Iraani ligipääs sellele rahale külmutada, et Iraani režiim rahalisse kaosesse viia. Kui USA võtaks lisaks majandussurvele üle Kargi saare, võttes ära terminali, mille kaudu toimub umbes 90% Iraani naftaekspordist, kaotaks Iraan miljardeid ja see oleks režiimile katastroof. Ükski režiim ei püsi kaua ilma rahata, olenemata juhtide dogmaatilisusest. Kui sõdurid palka ei saa, puudub neil motivatsioon riskida eluga USA või Pärsia lahe riikide vastu võitlemisel. Majanduskriis käivitas protestid, mis viisid operatsioonini Eepiline raev. Kui Iraani majandus täielikult kokku kukub, võib see põhjustada ülestõusu režiimi vastu. Araabia Ühendemiraadid pole veel Iraani varasid külmutanud, kuid Wall Street Journal sõnul on nad hakanud nende suhtes rangemalt tegutsema. Dubais on suletud nii Iraani haigla kui ka Iraani klubi. Araabia Ühendemiraadid teatasid, et astuvad samme Iraani islami revolutsioonilise kaardiväe vastu ja sulgevad institutsioonid, mis on seotud Iraani režiimi ja IRGC-ga. Pärast avastust, et neid on kasutatud Iraani rahva huve ja Araabia Ühendemiraatide seadusi rikkuvalt. Araabia Ühendemiraatides arutatakse endiselt sõjalise sekkumise üle. Bahreinis on juba otsese sekkumise märke. AA teatel ütles Bahrein, et Iraan tulistas 23. märtsiks oma territooriumi pihta 147 raketti ja 282 drooni. Jällegi näeme, kuidas Iraan üritab olla Pärsia lahe kiusaja. Bahrein näis juba enne selle arvu avalikustamist USA-ga koostööd tegevat operatsioonis Epic Fury. 13. märtsil teatas New York Times kontrollitud videost, mis näitas, kuidas Bahreinis tulistati ballistilisi rakette Iraani poole. Bahreinis asub USA mereväe 5. laevastik, kuid pole teada, kas raketid olid Ameerika või Bahreini omad. Teame, et vähemalt üks rakett lasti välja Ameerika varustust kasutades, seega on varustuse tasandil koostöö. Mida ütlevad Ameerika Ühendriigid? USA hoiab praegu oma kaarte enda teada. Riigi sõjavägi on keeldunud kommenteerimast, kas kõnealused Pärsia lahe riigid aitavad otseselt operatsioonis Epic Fury, eelistades lasta neil riikidel iseenda eest rääkida. Saudi Araabia on seda juba teinud. See on andnud hoiatuse ja hoiab Iraani teadmatuses, nagu USA. Araabia Ühendemiraadid räägivad varade külmutamisest ja kuigi Bahrein oma osalust ei kommenteeri, kasutatakse seal asuvaid baase Iraani ründamiseks. Iraan saab nüüd oma tegude tagajärjed. Režiimi strateegia külvata Pärsia lahe piirkonnas kaost pidi tekitama piisavalt tugeva pahameele tormi, et veenda USA taganema.
Saudi Araabia, Bahreini, Araabia Ühendemiraatide, Jote lahe riikide vastu suunatud raketid ja droonid on mõeldud tugeva kiusaja jõulisteks löökideks. Aga need jõulised löögid tõrjutakse ja lahe riigid valmistuvad ise vastulööke andma. Nad peavad seda tegema. Iraan on nad sundinud tegutsema ja nad peavad kaitsma infrastruktuuri, mida Iraan ründab. Edasi on mitu võimalust. Laheriigid võivad operatsioonis Epic Fury otseselt kaasa lüüa, milleks Saudi Araabia on eriti heas positsioonis. Samuti on selleks valmis Bahrein, Araabia Ühendemiraadid, Katar, Omaan ja Kuveit, kellel kõigil on droonid, tiibraketid ja ballistilised raketid. Nad võiksid hakata neid Iraani suunas saatma, teatab ICABL ISS. Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia on ligipääs eksporditud Storm Shadow rakettidele. Me teame, kui tõhusad need on olnud Ukraina kaitsmisel Putini sissetungi vastu. Rakette saaks kasutada Iraani stardipaikade ründamiseks, sest USA ja Iisrael jagavad luureandmeid laheriikidega. Teine võimalus on, et laheäärsed riigid tagaksid Hormuzi väinas laevanduse turvalisuse, kus liigub 20% maailma naftast ja veeldatud maagaasist. See tähendaks Iraani kiirkaatrite ja droonide tõrjumist, kuid võtaks neilt ainsa vahendi USA survestamiseks loobuda operatsioonist Eepiline raev. Hormuzi väina kontroll võimaldaks peatada tankerid, mis viivad Iraani naftat välja, suurendades majandusšokki Araabia Ühendemiraatide Iraani varade külmutamise ja USA Kargisaare hõivamise tõttu. Mis puudutab Iraani, siis nemad peavad tegelema laheäärsete riikidega, kes valmistuvad täiemahuliseks sõjaks. Režiim kiusas neid riike, teades, et Iraan suudab igaühele neist vastu astuda. Aga Iraan ei võitle ainult ühe vastu. Ta peab sõdima mitme laheäärse riigi, samuti USA ja Iisraeliga, ning üritab kasutada sõjaväge, mis on oma territooriumile surutud ega suuda peatada õhurünnakuid, mis on Iraani laastanud. See juhtub, kui minna liiga kaugele. Iraan tekitas laheäärsetes riikides soovitud kaose, kuid ei oodanud, et see jõuab tema enda uksele. USA kasutas kogu operatsiooni Eepiline raev vältel Iraani vastu salastatud relvi, mida Iraan ei oodanud. USA ründab Iraani erinevate vahenditega, sealhulgas droonide ja Tomahawki tiibraketi vargtehnoloogiaga täiustatud versioonidega, mille olemasolust režiim ei teadnud. Vaata rohkem meie videost ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, sest jätkame olukorra kajastamist Pärsia lahes. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!